Eelmisel nädalal tegime täppi läinud ennustuse. Peale vihma taimekasv hoogustus ja kõblata ning rohida sai. Ja see pole veel kõik. Umbrohu varjus olid hakanud idanema ka mais külitud porgandiseemned. Ehk me ei jäägi päris ilma porksita. Aiandusteadlane Priit Põldmaa saatis meid poodi, öeldes, et lõpmatult moodne ei tasu olla. Vajasime mineraalväetisi ja kohe. Etikettide lugemine polnud lihtne. Aga nad ei ütle ju. Otsite millegi konkreetse jaoks asja? Tere! Jaa. Me tahame väetada kõrvitsaid ja kurke, mis on lämmastiku puuduses kastmisväetisega. See on vähe võitu. Aga kuidas teda lahustada, selles on nagu küsimus. Need graanulid lahustavad vees päris hästi. Inspektsioon ei näidanud kõrvitsatel ja kurkidel olukorra paranemist. Aeg oli suunduda laborisse. Kuule Marju, mis sa siin kaalud seda? Niisama ei või panna väetist silma järgi. Ei või, meil on siuke kriis majas, me peame tegema täpselt nii, nagu Priit Põldmaa ütles. Ehk siis me teeme, et päästa. Mis päästa annab 10 grammi on tarvis. 9. 10 grammi läheb kastekannu peale täpselt. 10 käes. Sellest saab siis kannutäie süüa kurkidele. Läksin vaatama, siis midagi tehtud. Lehed on taimedel märjad. Seal on mingi põhjus, miks lehti ei tohi märjaks teha. Selleks tuleb 2 korda lahjem lahus teha, et lehe kaudu väetada. Ja kapsad olid väetamata, nii et pakkisime kõik uuesti lahti, hakkame kapsaid väetama.